Ma kutsuks esinema Johan Kalda. Jooniga ma sain esimest korda tuttavaks, kui me käisime üleliidusel füüsika-olümpiaadil Bakuus. Sellest oli ikka päris, see oli möödunud sajandil. Aga ta oli ikka tõeline superstar. Tere, austatud akadeemikud, külalised, vaatajad ekraani taga. Räägin, kuidas kujuneb kaosest mustrid ja kuidas õpetada olema loominguline füüsikas. Teadustöö on olnud väga laia teemaga. Plasmafüüsika, geofüüsika, majandusfüüsika, meditsiinilised ajajadad ja nii edasi. Siduvaks teljeks on komplekssüsteemide füüsika iseorganiseerumine. See on selle paradigmaatilise mõiste rajanes Back-Tang-Wiesenfeldi liivakuhja mudelil, mille nad avaldasid 1987. aastal ajakirjal Physical Review Letters, PRL, mis on füüsika kõige prestiižsem ajakiri. Aga kahjuks Back ei elanud kuni 21. aastani, muidu oleks ta kindlasti saanud ka Nobeli. Nii, ja komplekssüsteemid on sellised, nagu see nimi iseorganiseerumine ütleb, kus kujunevad mustrid lihtsast ja kaootilisest. Ja siin on minu esimene artikkel PRL-is. Ma olen üritanud järgida Einsteini soovitust, et võimalikult lihtsalt, aga mitte lihtsamalt. Ja siin on, nagu nimi ütleb, lihtne mudel, mis siis seletab, kuidas kujuneb multifraktaalsus välja kaootilisest segunemisest, mis on siin pildil. Teine artikkel enam-vähem samal teemal. See on siis, kuidas kujunevad sellised klombid, nagu siin pildil on näha, kokkusurutavas kiirusväljas, mis on näiteks vaba vedeliku pinna peal, sest vaba vedeliku pinna peal saavad osakesed minna kolmandasse mõõtmesse, sukelduda ja selle tõttu pinnavool on kokkusurutav. Ja mida ma siis siin näitasin, oli see, et kleepuvad osakesed käituvad kvalitatiivselt erinevalt võrreldes mitte kleepuvatega ja üldiselt ookeani pinnal liikuv rämps kipub olema kleepuv, nii et see on nagu selles mõttes oma suurt praktilist tähtsust, ma usun. Edasi, samuti turbulentne segunemine. Siin koostasin, see on minu toona juhendatud magistrant Yale'ist. Näitasin, kuidas siis turbulentses segunemisel kujuneb välja juhumuutlikkus. See on siis oluline kõrvalekanne Gaussi statistikast, mille üheks avaldumisvormiks on siin jooniselgi näha järsud kontsentratsioonihüpped. Edasi natuke teine teema juba, geofüüsika, kuidas erosiooni ja tektoonika koosmõjus kujunevad sellised maastikud, nagu meil on. Siin on niisugune uurimus, mis koorus välja algselt Postimehe arvamusloos kirjutatud esseest, kus siis väljendasin arvamust, et Eesti peaks välja töötama võimekuse ennustada mastaabi vaba võrgustiku, kontaktide võrgustiku baasil viiruse levikut. Ja siin siis ühe tulemusena näitasime, et universaalselt kõikides riikides efektiivne reproduktsiooni arv viirusel kahanes pöördvõrdeliselt ruutjuurena nakatumise protsendist antud riigis. Ja see on üks hiljutisemaid artikleid, mis on pühendunud majandusfüüsikale ja ajanoolele aktsiahindades ajakirjas Chaos Solitums Fractals, mis on interdistsiplinaarse füüsika kõige suurema mõjuteguriga ajakiri. Nüüd natukene käimasolevatest ja lõpujärgus uurimistöödest. See on niisugune tore sirge graafik,
mis sai alguse sellest, kui ma üritasin esitada olümpiaadi tulemusi. Niimoodi, et see tipp kipub niimoodi ära pöörama, pingerea esiots, et nad paremini oleks näha ja ma kandsin horisontaalteljele saavutatud koha teatud astmes ja see läks sirgeks maagiliselt. Ja siis ma hakkasin asja lähemalt uurima, selgus, et spordis käitub see asi veel ilusamalt. Siin on siis praegu 100 meetri sprindi tulemused. See on ühe hooaja pingerida üle maailma, keskmistatud üle 12 aasta. Ja horisontaalteljel on ligikaudu koht pingereas astmes 0,224 vastavalt minu modelile. See on siis võimekuse ruumimudel, mille ma koostasin selle seletamiseks, kus ruumitelgedeks on inimese võimekust ehk siis sooritust soosivate parameetrite väärtused ja see on siis gammafunktsioon ja suhe teatud suurustest siin, mis asümptootselt käitub, kui saavutatud koht astmes siis mingi aste, antud juhul 0,224 ja selle astmenäitaja pöördväärtus vastab selle võimekusruumi dimensionaalsusele, antud juhul siis umbes 4,5. Ja siin on pingereas on praegu 3500 esimest maailmas. Ja mis on ka tähelepanuväärne, et kui oleks lihtsalt see aste kaasnud 0,224, siis selle pingerea esiots oleks natuke halvemini fititud. Nii, siis nüüd teine uurimisteema, et mida me saame öelda statistilise topograafia abil Marsi kunagise potentsiaalse ookeani kohta. Siin on fraktaalne dimensioon teatud isohulkadest sõltuvuses siis kõrgusest ja me võime siin nagu väita, et Marsil ilmselt oli, aga suhteliselt madal ookean. Edasi lähme mõju ühiskonnale. Keskne teema on siis, mis on loomingulisus ja kuidas seda kasvatada ja muulgas olümpiaadid. Ja minu vastus, et mis on loomingulisus, on võime näha kaugeid analoogiaid, mis on ära peidetud hästi ja neid rakendada, kasutada lahendamisel. Ja et seda on võimalik ka treenida, aga ei ole kerge, tuleb harjutada lihtsalt. Ja mida ma usun, on see, et loomingulisus on tegelikult omab meie ühiskonnas järjest suuremat rolli, sest AI ühiskond ei vaja keskpärasust, vaid tippe ja tippude tippe ja tegelikult ma arvan, et see on üks roll ka, mida akadeemia peaks võib-olla rohkem tegema ja millesse ma kindlasti tahaksin panustada, on see, et luua tippude arenemise jaoks võimalikult soodsad tingimused. Üheks suuremaks saavutuseks selles vallas on Euroopa füüsikaolümpiaadi käivitamine. See oli siis 17. aastal, praeguseni ma olen selle president, mullu Gruusias osales 54 riiki, tänavu Bulgaarias oli 40 riiki, sest korrad lihtsalt ei suutnud rohkem vastu võtta. Teine suurem saavutus on võistluse Physics käivitamine, see on siis online võistlus, kus vahenduvad kiiruse peale, aga ka lihtsalt läbi lahendamise peale. Ja seal on tänavu registreerunud üle 1600 võistleja. Times High Education pingerea 51 riigist on esindatud sellel võistlusel 28. Järgmiseks suureks saavutuseks on Põhja-Balti füüsikaolümpiaadi käivitamine aastal 2003. See toimub praegu meil Eesti, Soome, Rootsi ja Läti võistkondade treeningvõistlusena või valikvõistlusena rahvusvahelistele olümpiaadile, aga meil on külalisi näiteks Singapurist ja Vietnamist. Eesti füüsikaolümpiaadi žürii liige olen aastast 1994. 2016 kutsuti mind Pärsia lahe füüsikaolümpiaadi akadeemilise komiteed juhtima. 22 kutsuti Šveitsi korraldatud rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi akadeemilise komiteed juhtima. Eesti võistkonda ja Soome võistkonna olen treeninud aastast 2000. Nii, peale selle on mul siis materjalid, mille abil ma üritan kasvatada loomingulisust ja küsimus, kui palju see mul õnnestub, siin on avalõik ühest sellest kogumikust. Ma usun, et on mingil määral, vähemasti siin on üks tsitaat ühelt rahvusolümpiaadi absoluutvõitjalt Rumeeniast, Vlad Stefanorosilt, kes siis mind siin mainib samas lõigus koos Veinmaniga kui üht eeskuju.
Näide ka ühest ülesandest, mis võiks siis kasvatada loomingulisust. Siin on üks klaaskera, kus on niit peal, tagant on valgustatud punkt valgusallikaga. Siin on pilt, mis on sellest tehtud ja selle pildi põhjal tuleb kindlaks teha, mis on klaasi murdumisnäitaja ja mis on dispersioonitegur. Nii, avalikkusel on ka tutvustanud ühte teist esseesid, populaarteaduslikke, ka arvamuslugusid. Kui siin oli pilvedest juttu, siis siin on ka kuskil, et miks on pilvepiir sile. Et see on seesama asi, eks ole, et kui adiabaasilt kerkib, õhk jahtub, saabub kastepunkt, ta võib natuke üle selle minna. Kui on niisked pilved, siis mitte palju. Kui on külm üleval troposfääris, võib minna kuni 140%-ni see ülekullastumine, nii et natuke rohkem võtab aega, aga lõpuks ta ikka kondenseerub. Nii, mis oleks panus? Kõigepealt nähtavuse tõstmine rahvusvahelisel areenil tänu mitmetele olümpiaadidele. Teiseks, tänu artiklitele füüsika tippajakirjades, nüüd 2 viimast uurimistulemust, mis ma näitasin, ma arvan, me alustame Nature'st, aga tõenäoliselt muidugi väike, aga vähemasti üritama peab. Ja jätkuvalt tahan populariseerida, ma tahan jätkata sarja Füüsik selgitab, sest ma arvan, et kui inimene saab aru, mis on nähtuse mehhanism, siis muutub see nähtus nende jaoks ka hulga huvitavamaks. Ja lõpuks annaks akadeemiale positsiooni, et paremini seista füüsikahariduse ja reaalteadusliku loomingulisuse eest. Paar suurt muret. Füüsikaõpe, mis on faktiliselt olematu paljudes piirkondades, mõne piirkonna võitja on piirkonna olümpiaadil saanud 1 punkti 60. Teiseks, kuidas siis me soome soodsad tingimused meie tippudele. Muuhulgas ma arvan, et oleks vaja sarnaselt Singapuri, Jaapani ja Hiinaga luua stipendium, mis võimaldaks neil tõesti õppida praegusel ajal seal. Ja mis siin ei ole, on veel, aga mida ma mainisin, on see AI ajastu ja loovuse küsimus, et loovust on vaja kasvatada rohkem, treenida rohkem ja minu arust riik ei ole sellest piisavalt aru saanud, et kuidas on vaja haridust ümber korraldada AI ajastul. Aitäh! Huvitava ettekande eest väga laialt käsitletud probleemistik. Et küsimused? Ja kohe Krista kõigepealt ja siis... Mul üks küsimus oli seotud selle COVID-i leviku modelleerimisega, et nagu seda modelleerimisel kasutada kontaktimaatrikseid, et selleks oli üks rahvusvaheline konsortsium nimega COMIX ja kus siis ka Eesti osales seal ja küsitluste põhjal need maatriksid loodi ja modelleeriti, et kas olete oma tulemusi sellega võrrelnud või ka neid andmeid kasutanud konkreetselt? Need andmed meil oli nagu erinevad uurimissuunad, et üks suund oli meil luua Eesti kontaktvõrgustik võimalikult realistlik. Ja see on nagu tööriist reaalseks modelleerimiseks. Kõik tegelikult reaalselt enam üks ühele piirkonnad lihtsalt nagu sünteetiline ühiskond. Küsimustike põhjal siis. Ja see ei ole nüüd artikkel, mitte see artikkel, eks ole. See artikkel, mis ma arvan tegelikult kõige huvitavam tulemus, see tugineb ainult avalikele COVID-i nakatumisandmetele pluss simulatsioonid sünteetilise võrgustikuga. Nii et jah, vastus on, et seda me ei ole kasutanud. Et niimoodi, et päris otseselt seda kontaktvõrgustiku mõõtnud ei ole inimestelt, aga sünteetilise võrgustiku jah, see on nagu sünteetilise võrgustiku põhjal, jah. Võib-olla tasuks ka päris mõõtmistega kokku. Peeter, palun, jah. Fis-Rev Letters on kahtlemata füüsika alal ajakiri number 1. Et ma olen sellega kursis 90. aastatel, ma olin esimene, kes puhtalt Eesti aadressiga artiklis avaldas. Mitu artiklit sul on Fis-Rev Lettersis? 3 ainuautoruses ja esialgu ka ainult 3, kuigi ma olen mõned korrad ka rohkem üritanud, aga jah, 3. Aga kaasautoruses veel? Ainuautoruses kõik ainult. Paraku. Et jah. Nüüd ma olen viimasele parandanud. See on kahtlemata kõva. Nooruse selline, ma ei tea. Tegelikult oli see, et Eesti ühiskond on nii väike, lihtsalt ma ei leidnud siin kaasa. Aga see on kõva sõna, et ainuautoruses, sest teatavasti on ka füüsikas rääkimata siin, ütleme bioloogias või milleski
tendents ju, eks ole, et nagu akadeemik Ergna ütleb, et ühisaud, eks ole, 10 ja 10 kaasautorid on kõige tugevamates artiklites. Akadeemik Saarma, palun, jah. Aitäh väga mitmekülgse ja huvitava ettekande eest. Te tõstsite tegelikult üles ühe äärmiselt olulise probleemi, nimelt Eesti talendid või erakordselt andekad inimesed. Tõepoolest, neid on meil rahvaarvule vastavalt proportsionaalselt ja väga vähe. Ja te pakkusite välja, et Eesti Teaduste Akadeemia peaks midagi tegema, et neid kaitsta. Absoluutselt. Mis see midagi oleks, mida te ette panete? No esimene lihtne asi on see, eks ole, et peale Brexitit UK-s õppimine, Oxbridge, 50 000 aastas. Kes meist suudaks seda? Minu oma 2 poega, üks lõpetas Oxfordi, teine Cambridge'i, valjunud sõbrad ka. Aga tänapäeval seda enam ei saa. Jaan Aru ka, eks ole. Ja kindlasti Oxbridge ei ole nagu eesmärk oma, et ja Oxbridge'i õppe ma ei ütleks, et ta oleks nüüd oluliselt tugevam kui Tartus, Tartu Ülikoolis, aga seal on hulga tugevamad kaasõpilased. Ja mis lükkab inimesi arenema, ei ole mitte niivõrd tingimata see ülikooliõppe, kuivõrd see tema sõbrad, kellega nad suhtlevad. Nii et sellepärast ma arvan, et see on väga oluline ja selleks on vaja, ma arvan, et akadeemia saaks nagu lükata seda, et me leiame mingi võimaluse neid toetada, nagu öeldud, Singapur toetab, Hiina toetab, Hongkong toetab, Jaapan toetab, leiab täis stipendiumi nendele õpilastele, kes saavad sisse Oxbridge'i. Eesti seda ei tee. Ma olen üritanud seda rääkida inimestele HTM-is ja niimoodi, teeme, ei. Nüüd on Jaak Järv, palun. Ja see loovuse ja loomingulisuse arendamine ja treenimine, see on üks äärmiselt oluline küsimus täna, eriti tehisintellekti ajastul. Ja nüüd on selline küsimus mul. Eestis siiski on see teema põhimõtteliselt käigus, aga tegelevad ülikoolid, siis ütleme HTM otseselt, ja ETAG. Ja mulle jäänud mulje, et ega see seltskond ei taha, et sinna keegi kuskilt veel kõrvalt juurde tuleb. Akadeemia näiteks. Ma võin öelda teine asi, mida ma olen üritanud, millega kõik need olümpiaadirahvas on hirmus hädas. Olümpiaadide eelarve ei ole kasvanud ligi 10 aastat. Inflatsioon selle ajaga, ta on enam peaaegu poole ära söönud. HTM-i minister ei ole suutnud meie olümpiaadi esimeestega kokku saada enam kui ligi aasta juba. Et nagu tundub, et riigil puudub tahe tippudega tegeleda, sest ma arvan, olümpiaadid on üks, mitte tingimata, aga head olümpiaadi ülesanded on hea kasulava talentidele. Aga akadeemia olukord on selline, et siin ei vähene mitte inflatsiooni tõttu, vaid ikkagi reaalselt on kärped. Ja see tähendab seda, et akadeemia võimekus siin akadeemia saaks innustada eraettevõtteid. Et ma arvan, et eraettevõtted tulevad märksa paremini, kui seda ei ütle mitte mingi keegi Jaan Kalda, vaid akadeemia ütleb. 2025 Teaduste Akadeemia eelarve lõigati 5% ja juba praegu teame HTM-il, et 2026 juba lõigatud eelarvest võetakse 3% ja 2027 veel 2%. Ja see on riigi suhtumine. Aga eraettevõte... See on selles, et teadus ei ole midagi majandusele andnud. Maris, palun, seda tegevust, mis on seotud populariseerimisega ja talentide esile toomisega, et see on väga tähtis ja meie järelkasvu kõige muu koha pealt, see on tõesti suurepärane ja füüsika samuti, et tütar õpi füüsikat, et tean küll, mis on taustad seal. Aga minu küsimus on sama, mis teistele eelkõnelejatele ikka, et olles mitte spetsialist
füüsikas üldse, et kas sa võtaksid 1 kuni 3 lause kokku, milline on olnud sinu enda, ma saan aru, ma tippajakirjas, seda ma kõike mõistan, aga nii tavainimesele, kes ei ole selles valdkonnas, mida te olete panustanud teadusesse? No need olid mul siin, enam-vähem ma neid näitasin, eks ole, need olid nagu siin öeldud kõik puhtalt minu tulemused. Ma arvan, et ma aitasin üksjagu edasi turbulentsi segunemise probleemi juures. Ma arvan, et seal võib olla kõige rohkem. Aga siis väga erinevad asjad, eks ole, geofüüsikas ma olen aidanud ka kolleege, geofüüsikuid, meditsiinikolleege olen aidanud ja selliseid väiksemaid asju on palju. Andres, palun, jah. Mul on niisugune küsimus, kuna te olete hästi kursis Oxbridge'iga, kuna teil pojad olid seal. Ma olin ka 1 aasta seal kutsutud, vaadake, seal on nende tudengite võrgustik ja nad peavad iga aasta oma sümpoosiumi. Just ma olin seal. Palju nendest ikka tuleb Eestisse tagasi? Tuleb. Tähendab nendest Oxbridge'i omadest. No ma võin siin nimesid hakata nimetama. Jaan Toots, Kauraare Saar, nemad on Eestis eraettevõtluses päris edukad ja tublid. Siis Taavi Pungas on Eesti Energias. Mihkel Kree on Starship, Mihkel Kree, vabandust, tema ei olnud Oxbridge'is, tema tegi doktori Prantsusmaal, aga vist aeg on läbi kahjuks, aga tulevad, mitte kõik, aga tulevad, paljud. Seal oli tuba ja rahvast täis. Lisaks veel siia Juhan Mattias Kahk töötab Füüsika Instituudis. Tähendab, et ma ei tea, mul on niisugune mulje, et pakka tegemine Oxbridge'is doesn't make sense. Et tegelikult tuleks, ma olen nõus sellega, et tähtis see, kelle ta koos õpite, aga ma arvan, et tulemuslikum oleks see, kui ta teeb seda pärast pakat magistris või doktoris, seepärast, et mis juhtub, mis ma sealt kuulsin, tagasi olla sellepärast, et esiteks nad on ülekvalifitseeritud ja teiseks, keegi need siin ei tunne. Nad pole siin ülikoolis käinud. Neil on tutvused maailmas. No ongi, lähed Arvaldisse või lähed Maailmapanga presidendiks. Kui nad tulevad tagasi Eestisse, nad aitavad tegelikult Eestit ka tõmmata sellest võrgustikku. Tuled siia, keegi siin tunne, keegi võtta siin töölegi. Nii. Üks küsimus tuli netist ja kuna see on esimene, mis netist tuleb, siis ja see on minu arvates oluline, et üks on siis see, kuidas õpetad talentidele, aga tegelikult küsimus on ju laiem, et kuidas õpetad füüsikat kõikidele, matemaatikat kõikidele. Et see on ju võtme, kui sealt kasvavad ka tipud. Ja tähendab, siin ongi mitmetasemeline kindlasti. Nüüd, kui ühe küsimuse, mille ma tõstatasin, see oli see füüsikahariduse küsimus ja nagu öeldud, suur probleem on see, et meil on paar niinimetatud eliitkooli, kus õpetatakse füüsikat korralikult. Aga ma näen, millise tasemega tulevad õpilased füüsikat õppima ülikooli ja see tase on olematu. See on täielik 0 ja me näeme seda ka piirkondades, kus nagu öeldud piirkonna võitja saab 1 punkti. Seda on vaja õpetada ja minu idee on see, et tuleb teha tegelikult väga heade õpetajate online distantsõppe. On see minu vastus sellele. Teaduspoliitiline kommentaar. Siin 7 aastat tagasi tehti päris tõsine uurimus Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli kohta ja võrreldi neid Skandinaavia ja Euroopa juhtivate ülikoolidega, ma enam ei mäletaks, Cambridge, Oxford olid või ei olnud. Ja tulemus oli tegelikult väga huvitav ja klaar. Bakalaureuse ja magistriõppes Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool oluliselt tippülikoolide alla ei jäänud. Meeletu erinevus oli doktoriõppes ja siis igasugustes interaktsioonis ühiskonnaga, seal me olime nagu erinemisi nagu maa ja taevas. Siit minu meelest loogika on, et peaks tegelikult saatma eelkõige just järeldoktoriks, mitte bakalaureust. Ja sinna ka kindlasti. Nii, mina tänaksin praegu esinejad ja moderaatorit. Ja